kui käima sa ise lähed selle peale, kui sa näed kusagil kellegi juures kuuris peidus mingit vana mopeedi? Masinat, mida mul ei ole. Selles mõttes peopesad hakkavad igistama, silmade ümber tekivad suured rõngad ja tuleb püüda erutust tagasi hoida. Et see asi endal saada pärit tuleb ju teha nägu, et see nagu, mingi asi sul vedeleb seal, kuule, sul nagu nii ju vaja ei lähe, et ma võin selle aidata sul ära viia. Ei tohi ju näidata, et sa nii väga seda tahad, siis ei taha just ära anda. Jah, võt selles ongi asi. Sest inimestel on selline huvitav komme, et ta on mõelnud selle järgmine päev nagu nii prügimäele viia. Aga keegi selle vastu huvi tunneb, järelikult see on väärtuslik. Järelikult mul läheb seda veel kunagi vaja. Issab väga. See on nüüd Ida-Saksa naistesõiduk. Väga tipukollane ja kena. Jaa, see on nüüd konkreetselt oli motopekaan prantslane. Pariisis jälle sellised tädikesed sõitsid nendega. Pikad saiad. Tipid ka. Pandi need pulutud korvel külge ja see on ka selline hästi ehe. Kas on niimoodi, et tuleb mingi näiteks vanem mestrahvas siia ja ütleb, et minul oli kunagi selline võrr või minul oli umbes samasugune? Seda peaaegu iga külasta tuleb umbes selle jutuga, kas tema isal oli või temal on olnud või tema vanaisal, et igaüks leiab midagi. Pisarad oled ka kellelegi silma toonud, Ei, päris seda vist ei ole, aga palju mälestusi kaane alt välja kiskunud. Aga need huvitavaid juhuseid on hästi palju, kus nagu osad vanemad inimesed ei julge siia tulla mopeede vaatama. Siis tuuakse põhjenduseks, võetakse laps kaasa, selline suht väike laps, ütleb mingi 10. Et laps tahtis tulla mopeede vaatama. Lõpptulemusel lõpeb asi see, et ema või isa siin sees uurib masinaid, roobab nende all, küsib asjade kohta. Laps mängib hoovis koeraga. Õige. Lähme juba ära. Ja nii 1,5 tundi ja käib ukse taga iga natsu head, et kuule, kas me lähme juba ära ka või? Mis sul on, kas sinul on kirg, hobi või haigus? Ütleme, mingi periood oli ta haigus. Mingi periood ma proovisin asja võtta natuke tööna. Et ma tõused hommikul üles ja astud teise tuppa või teise hoonesse tööle, et teedki seda tööna. Ei saa päris tööna asja ei suutud võtta. Ikkagi see on täpselt see, et kella ei vaata ja rohkem ikkagi hobi ja ma ütlen, peopesad lähevad igisega kuskil midagi leiad. Et nagu ise oled enda ülemus? Jah. Mis on see, mis sa arvad, mis erutab sellist tavainimest kõige rohkem mopeedi juures? Kiirus see ei ole, eks ole, mis see siis on? Siin on rohkem mõeldud, ütleme, nende matkade puhul on see, et sa satud kohtadesse, kus sa tavaliselt ei käi. Kuna sa liigub piisavalt aeglaselt, sa näed rohkem. Autoga sa tavaliselt kihutad ju mööda. Normaalne inimene näiteks ei sõidaks ju Haapsalust Tallinnasse, ei tule keegi, kõik kasutavad ju peamaanteed, ei kasuta vanamaanteed, ei kasuta ka neid väikseid kruusateid. Need on täpselt masinad, millega saad igal pool ringi hulkuda, väikseid metsaradasid, ütleme päris loomejärima minna loomuliselt tohi eramadele karonida, aga sellised nii-öelda vanu külatänavaid, mis on kunagi olnud. Nii et see on tegelikult, mis on nagu hästi suur üllatus, ongi see, et tegelikult nad on super reisimise vahendid. Jah, sest ütleme väga pikkasid matku, enamus inimest oleks see läheb juba ekstreemiks, aga see, et ütleme niimoodi päevaga mingi 100-150 kilomeetrit on selline täiesti mõistlik. Ütleme nauditav, rahulik matk ja reis. Just täpselt selline, et see ei ole adrenaliini džankidele üldse. See on see, et sa näed palju, sõidad ringi, vaatad, mis ümber on, jätad seisma, lähed uurid, nuusutad lilli ja nad on ka piisavalt vaikse häälega, et sa kõik kuuled, mis ümberringi toimub. Aga siin on algus, ma olen lasknud kõigil sinna rohu peale ühe päev proovida, kui siin kukut, vaata, killust ikka kraabib ära, et jah, tõesti esimene mõned väga tundlik on. Jah, selle kaudu hästi läheb ära. Hästi, harjub ära. Meeter seisma, sellest on see punane lupp. Selle lükkad sinna poole. Väga kihvt. Kiiver peaks end kõvemini, sest kui on need hüppamiskohad, siis või... sellist asja ei ole päriselt, et ma soovitan tee peal asja proovida. Ja. Kui Silja, mis tunne oli? Väga kihvt tunne. Sellega kohe, see on niimoodi, et kui hakkad sõitma, siis sõidaks kohe pika maha. Väga lahe. Tahad ka proovida? Vist ei taha. Miks proovi ikka? Kas nüüd hangid endale ka sellise ja hakkad sellisega iga päev nagu linna vahel asju Tallinnas ajama? Tallinna liiklus on natuke õudne, aga maal oleks väga hea. Inimene harjub kõigega. Selle mõttes ja mõtle selle peale kütuse kulu 1,8 liitrit sajale. Ja. No see on ju säästu värk. Ongi. Ma kardan, et sellega Tallinna linnas ringi sõitad läheb odavam kui trollikuupilet. Kas sa võid öelda, et sa oled üks õnnelik mees, kuna sul on õnn omada nii ägedat töökohta ja samas ka hobi? Ei, tööna on see väga tore. Ma ei tea, sulle vist väga ei meeldinud see asi, aga ma siin teiselt saatejuht pakuks just, et kui ma sulle pakun sellist tööd, et saad palka selle eest, et sa käid 3 korda nädalas näiteks nendega sõitmas.
Ma oleks kindlasti nõus, see oleks väga kihvt. Kindlasti. Näe, vastus on olemas. Adrenaliin tekibki just siis, kui hakkad sõitma, et nagu algul on lihtsalt, et vaatad ratas on ja mida rohkem sõidad, seda rohkem tahad. Jah, algus on see adrenaliini asi võib-olla, aga pärast sul hakkab lihtsalt meeldima. Võtake asja kui sõiduvahendina. Tüütuks amet ei ole muutunud. Ei. Nii et sa võid öelda, et sinul on kõige kihvtim suveamet üleüldse, mis olla võib. Ma arvan küll, ainuke viga on selles, et ma olen natuke ilmast sõltuv. Ja antud situasioonis tundub sääsketes ka, aga vähemalt sõites seda muret ei ole, siis ei taha seisma jääda. Naeratada vist ei tohi, muidu suu sääski täis. Kindlasti ei tohi suu lahtele, kui sõidad. Jah, aga nii, seda ikka just. Ma vaatasin Silja, et see mopeediga sõit tuli sul täiesti vingelt välja. Kuidas oli siis sõita? Väga kihvt. Oli jah? Jah. Aga millega sa ise suvel rohkem eelistad sõita, kas mootorsõidukiga või jalgrattaga? No ma pean ikka jalgrattaga sõitma, sest kuna ma olen nii noor, mul ei ole veel mingit lube ega asju, et aga mopeediga võib-olla varsti ilmun tööle. Aha, nii et varsti enam ei tulegi meile jalatööle või jalgrattaga, vaid juba mootorrattal. Jah, võib-olla tõesti. Ootame seda päeva, millal Silja saabub tööle mootorrattal. Head televaatajad, ka meie järgmistes saadetes otsime me mõnusat suvetööd, mis konti ei murra ja vaata, et on veel parem kui päevitamine. Kindlasti külastage meie kodulehte teler.tv. Sealt leiate rohkem informatsiooni meil toimuvate konkursside kohta. Täna siis kuulutasime välja uue konkurssi Suvemodell 2009 ning käimas on veel ju konkurss Suvesündmus. Nii et minge meie kodulehele ja lugege rohkem informatsiooni. Just, käige ära kodulehel, laadige sinna pilte, videoid, oma huvitavaid mõtteid jagage koos meie ja Eesti inimestega ja tehke läbi Teler TV oma suvi mõnusaks. Me kohtume taas nädala aja pärast pühapäeval ikka TV3-s. Tšau! Tšau!